What up ja tere tulemast YouTube'ide kanalile. Täna on kolmapäev ja mina olen Gregor ja täna ma õpetan teile midagi sootuks, siukest, mida te pole varem näinud, kuulnud. Te ise pole kindlasti mitte kunagi seda varem teinud. Aga ma ei saa seda ju siin ruumis õpetada. Nii et tulge minuga, lähme teise ruumi. Tulge, mis passite? Aeglas pole. Tulge. Väiksed lapsed lõugavad seal all ka. Ärge neid tähele pange. Aga tänane video toimub siis siin köögis. Ja nagu teate, siis nädala teemaks on juba söök, nagu Sniff ja Kaspar arvates seda öelnud juba on. Ehk siis ma õpetan täna teid röstima saia õigesti ja lõpus paneme või peale. Ega röstimine siuke lihtne asi ei ole, onju. Sa pead järgima täpselt 12 punkti, mis ma teile kohe annan nüüd, et saavutada perfektne röstitud sai, mille peale saaksid määrida perfektse või ja et see ikka suus sulaks. Ja see on tänane abimees meil. Esimeseks etapiks on siis kohe käte pesemine. See on ju meil kõige tähtsam osa, me ei taha ju bakterid oma toidu sisse. Nii et alustame käte pesemist. Aga sa ei taha olla mingi James Oliver, kes siuke mainstream kokk, kes peseb käsi kraanikausis. Me peseme käsi õues vihmavee vannis. See on õige teema. Tulge, lähme. Nii, tulge. Siit uksest saab õue minna. Täna on kusjuures ilus ilm käte pesemiseks. Vahepeal, kui ma oma restoranis süüa teen neid röstsaiasid, siis kogu aeg nii ilus ilm ei ole. Vahepeal peab nagu vihmaga minema ja siis ei ole üldse. Aga käsi siis peseme siukses kohas ja uskuge mind, see on naturaalne vesi, see on puhtam kui see kraanivesi. Ei kasuta mingeid rätikuid, sest rätikud omavad ka bakterid, vaid värske, õhk, tuul. Teiseks etapiks on siis kohe röstri väljavõtmine, aga normaalsetel inimestel on ju röster väljas, nagu mul siin. Nii et kui sa kööki lähed ja vaatad, sul pole röstrit väljas, siis tee järeldusi. Järgmiseks etapiks on siis endale saia leidmine, sest sa ei saa ju rösti ilma saiata. Aga õiged meistrid ei kasuta poest ostetud lihtsalt tavalist pakendist saia, vaid selle asemel küpsetavad ise ahju sooja saia, mida saab röstida siis. Ja kui sa oled eriti kõva meister veel, siis sa lihtsalt ei hoia mitte saia ahjus, vaid alati ka tükike saia taskus. Aga saiapakist ei tohi kunagi seda esimest mõttetut saia võtta, vaid pistad käe sügavale koopasse, urgid siin natukene, puurid, vaatad, mis siin on, katsud kõik ükshaaval läbi ja siis võtad keskelt selle perfektse saia. Niisiis, järgmiseks etapiks on siis see põhiline osa. Võtad saia ja paned rösterisse. Aga nagu te näete, siin on 2 auku ju. Ehk siis ma panen uuesti käe koopasse, surgin uuesti siin sees, võtan ka teise perfektse saia ja panen sellega rösterisse. Järgmiseks etapiks on siis leida see õige kuumus ja kestus, kaua need peavad olema siin rösteris sees. Ja mina panen siin näiteks number 3 peale praegu. Järgmiseks siis lükake see suur nupp alla, et röstsajad läksid sisse ja alustaksid röstimist. Aga nii kaua, kui sa pead ootama, kuni saiad röstivad, sa võid ju minna õue ja hüpata batuudil ja teha trenni. Nii et lähme õue. Need, kes on juba vanad, minu kanali vaatajad, Gregor Lillemetsa kanali vaatajad, siis teavad, et batuudil olles peab alati juuksed patsi panema. Aga kuna me ei ole ikkagi minu kanalil, vaid YouTube'ide kanalil, siis teeme midagi veel erilisemat ja paneme lausa kiired prillid pähe, et kaitsta silmi hüppamise ajal. Ja siis astume peale. Raks, sinu kord, tule peale. Tule. Ja nüüd ta ei tule. Muidu tavaliselt ta kogu aeg tuleb, aga praegu ta midagi pärast ei tule. No aga ma teen siis mingi backflippe ja asju ja näed, vaadaks seda.
paneme roksi. Oh shit! Eriti kiire. Paneks talle need ette. Oota. Kuulsite jah? Valmis sai, läheme. Olge nüüd. Kui saiad on valmis saanud ja juba välja hüpanud, siis ei ole mitte midagi muud kui otsi taldrik, tõsta saiad õrnalt, tasakesti, need on ju tulised, tasakesti seal taldriku peal ilusasti, täpselt samasuguse kujundiga nagu mina seda tegin, siis külmkapist võtate võid ja kindlasti soovite midagi juua kõrvale, siis võtate juua ja edasine kõik on juba teie teha. Suur tänud, et vaatasite seda videot. See on minu esimene video siin sellel kanalil ja kes juba seda kanalit subscribe'inud ei ole, siis kindlasti see on viimane aeg teil, sest asi kisub väga kuskile kaugele Jupiteri taha ära, nii et pange ennast valmis. Ja teiega me näeme siis juba järgmine kolmapäev ja nüüd ma teen seda meie uut legendaarset outrot, mida tegelikult arvatavasti olete juba näinud. Sniffilt vist. Aga igatahes näeme järgmine kolmapäev ja YouTube'id! Kailub talle. Joo tüübid!